sportlased peavad välja mõtlema, mismoodi teha toidust oma liitlane. Täna on Ela hästi saates külaliseks armastatud kulturist Ott Kiivikas. Tere, Ott! Tere! Ja me hakkame koos valmistama, mida? Me teeme täna siis vegan, maapähkli või šokolaadi brauni. Võib-olla ütleme nii, et inimesed ka mõtlevad, et mis nüüd siis lahti on, et miks peaks tegema braunit, aga mõtlesin, miks me peaks tegema mingit tavalist, ütleme siis võib-olla lihtsalt nii-öelda kas tervislikku salatit või siis mõnda, miks mitte, ütleme seenest tehtud näiteks ütleme siis kotletti või midagi seesugust, et teeme magustoidu, et näitame, et tegelikult magustoitu annab ka teha natukene tervislikumas võtmes. Ja ma olen korra seda oma elus saanud ja ma pean tunnistama, et kui mul ei öeldud, mis siia sisse nagu pannakse, siis ega lauas koogitükki lõigates, ega ma aru küll ei saanud, et sealt tegelikult ütleme sellised loomsed päritolu toiduained nagu tegelikult puudusid. Et täiesti nagu tavaline kook, aru saamatagi, et ütleme siin põhikoostisosa on mustad konservoad. Ma mõtlesingi, et see on nii kihvt, et sa võtsid sellise retsepti, kus on oad on põhjaks ja ma arvan, et isegi oled sa lihasööja või taimetoitlane, seda ei arvaks ära tegelikult. See on nii kihvt koostisosa. Ega ei arvaks jah, ja ei tuleks isegi selle peale. Õnneks suur osa siin on sellise suurema valgusisaldusega nagu toiduained, sest ütleme, see keha ehituse puhul on valk on põhiline lihaste taastusmaterjal ja ütleme, valdavas osas ka minu toidulaual on ikkagi sellised valgurikkad toiduained väga tihedalt esindatud ja loomulikult on seal palju tegelikult nagu loomset päritolu, siis ütleme valguallikaid, aga seda huvitavam on seda teha ka puhtalt taimsete valguallikatega, nagu käesoleval pildil näeme. Täna sa võtsid kaasa hernevalgu siia ja ma mõtlesingi su käest küsida, et kui tihti sa oled kasutanud siis nii loomset kui siis ka taimset valku, et kuidas sa seda, kas sa asendad aeg-ajalt või kas on mis su kogemus on? See kombinatsioon tegelikult, miks hernevalk on, eks ta tavaliselt on ikkagi, kas siis ütleme mõeldud üldjuhul on ta inimestele, minu toidulaual teda nüüd igapäevaselt ei ole, seda mõtlen ka, aga ta on alternatiiviks neile, kellel on kas piimavalgu talumatus, kas laktoosi talumatus, piimasuhkru. Minu poole ka toitumis nagu saamiseks pöördub allergeenikuid erinevate asjadega ja siis ausalt öeldes suhteliselt keeruline tegelikult neile tänapäeval võib-olla küll juba lihtsam, aga suures plaanis ikkagi, kui võtta välja kõik loomsed valguallikad, ütlen ausalt, siis hakkad vaatama, mis siis nagu alles jääb, eks ole, et see valik nagu jääb väga hõredaks ja siis ütleme hernevalk, riisivalk, sojavalk, need on ütleme sellised põhilised nagu alternatiivid praegu, mis on. Kuidas sa sportlasena hindad terviktoitu? Et kas sa eelistad näiteks tärklist või kartulit, pektiini või mingit õuna või mustikat, et väga populaarne on see liikumine praegu? Toit peab olema ikkagi tasakaalustatud. Minu toidulaual on esindatud kõik. Kartul tõenäoliselt harvem, aga mitte sel põhjusel, et see kartul kuidagi oleks kehvem toiduaine minu jaoks kui riis või pasta näiteks. Ei, absoluutselt. Lihtsalt kuidagi, ma ei tea, harjumused, ütleme, võib-olla ei viitsi kartulit võib-olla koorid, ütleme nii, et lihtsam valada riis või pasta panna potti või tatart teha, eks ole, ütleme niimoodi, et see on pigem sellest mugavusest tingituna. Tatar väga valgurikas, quinoa väga valgurikas. Ja, ega seal on ka taimsed toitudes on ju valku samamoodi, kaasa hommikul söödavad siis kaeraelbestest, eks ole, et ei, mul ei ole otseselt seda, ikkagi ma söön tasakaalust toitu, kus on esindatud nii teraviljad, kus on esindatud nii köögiviljad, puuviljad ja siis erinevad piimatooted, valguallikad ja muud asjad, liha, kala, kana. Et nüüd on ka võistlushooaeg on hakkamas ja kui me seda saadet teeme võib-olla 4 päeva esimese stardini Kreekas, et siis on võib-olla tõesti mingite toiduainete tarbimine piiratud, eelkõige võib-olla süsivesikute arvelt, see ongi siis võib-olla mõnede teraviljade arvelt, võib-olla leiba seal ei söö nii vabalt kui muul perioodil, aga põhimõtteliselt ei ole välistatud ükski toiduaine tegelikult. Hakkame kokku segama. Retsept on ime lihtne, 40 grammi on siia pandud siis seda hernevalku. Siin on meil 60 grammi siis mandlijahu, 65. Siin on maapähkli võid pandud meil siis samamoodi, ütleme, suurusjärk on meil 115 grammi, küll nüüd nii täpselt, eks ole, siis on 240 grammi on siis mustad konservoad, vesi on eemaldatud, 40 grammi mett, 20 grammi kookosõli ja siin on 220 milliliitrit mandlipiima ja kakaod. Ja ühe sellise keskmise suurusega banaani, umbes 100-120 grammi, me paneme ka sinna juurde, nii et põhimõtteliselt jõudu kokku segamisega. Kas banaan on meil nüüd magustajaks või muna asendajaks? Muna asendajaks ühest küljest ja eks küpsem banaan annab natukene magusus ka kindlasti juurde. Küll seda teeb ka mesi tõenäoliselt, aga vaatame, mis siit kokku tuleb. Aga alustame kokku segamist ja ma arvangi, et paneme need oad võib-olla kõige aluseks, et oleks üldse mingisugune
aga kas me peame need alguses tegema kuidagi pehmeks ka või ei pea? Nad on konservis juba tegelikult olnud. Vesi on piisab eemaldatud, et tampimiseks. tegelikult ongi see, et me laseme nad blenderis niikuinii puruks, et sisuliselt nad täidavad ka mõnesti nii-öelda sellise täite või jahu nagu rolli, aga vahe ongi nüüd selles, et oad teadupärast on hästi valgurikkad ja nii siit tuleb valku, siit tuleb suures koguses valku, isegi maapähkli võis on suhteliselt palju valku, et noh, vähem siis nii-öelda piimades erinevates, aga suhteliselt mõte on just see, et anda nagu seda lihase taastusehitusmaterjali nagu siia ka koogi sisse, siis võib-olla proportsioonis siis suhkru ja siis ütleme mingi tavalise jahuga võrreldes nagu rohkem just sellist nii-öelda kasulikku materjali ka minusugusel. Mis me siia peale paneme, kohe piima või? Mõtleme nüüd, vaatamegi, mis siia võiks minna. Ma arvan, et võib-olla me paneme siia, prooviksime panna midagi nendest kuivematest asjadest, siis vahepeal paneme natukene segamiseks piima või midagi juurde, et prooviksime, kui sa tahad mind aidata, siis sa võid mind ka aidata. Näed, siit saad sa vajadusel selle, me paneme siit vaatame. Mandlijahu on üks mu lemmik, mulle meeldib sellega teha mandlijahu ja vahtrisiirup kokku annavad martsipani. Olen lastega teinud. On jah? No, vaatame, segame need sellised naljakad karvased pallikesed. Need on nagu rosinad. Need muutuvad jah nagu rosinad, eks. Nii, võin seda sulle natuke raputada. Pane natukene seda, siis ma vaatan, me võiks panna võib-olla natukene siit isegi seda õli siia sisse, et ta annaks natukene see asi väga kleepuvaks läheks. Ma proovin lihtsalt täiesti mingisugust vabalt loogit kasutada, need ei pea absoluutselt olema samas järjekorras. Ma arvan, et kui me oleks lisanud need lihtsalt ka siia üksteise selga, siis tuleks juba siit ka nagu päris... Võib-olla pane natuke kakaot sulle ka. Jaa, vaatame, ma pane pruunikaks. natukene kakaot ka. Tuge toredasti me saame mängida nende koostisosadega. Jaa, ma panen tilga piima, et see asi kole paksuks ei lähe. Kas ta on nagu surusõs nagu hernejahu siis või? Noh, ta ongi tegelikkuses hernes, purustatud hernes põhimõtteliselt. Hernes on samamoodi, miks ta on hernevalk, sama hästi me võiks teha oa valgu teha, sest meil on ju tegelikult, mõte ongi, et hernestis on praktiliselt sama suur valgu osa, mis on ubades nagu circa seal 17–20% kuivaines on valku nagu, et sõltuvalt siis liigist ja sõltuvalt sellest. Nii, me paneme võib-olla siia juurde maapähklivõid. Maapähklivõid. See on üks mu lemmikutest. Jaa, ma kasutan kusjuures iga päev, et kuhu ma seda panen üldjuhul. Hommikul pudru sisse. Pudru sisse? Kaerahelbepudru sisse? Kaerahelbepudru, ma võtan need täistera suured kaerahelbed. Ja kui sa paned sinna, sa keedad need ära, ma panen sinna tavaliselt sisse selliseid kas jumbo-rosinaid või kuldseid rosinaid või selliseid suuri. Siis veega keedan, siis panen rosinad ja siis panen, kui see on juba nagu enam-vähem ära keenud lõpus, panen sinna sisse, ütleme siis seda maapähklivõid, ütleme ühe sellise supilusika täie. Ja saad sellise kreemise pähklipudru. Ja ta tuleb pähklipudru. selline kreemine, selline kaerahelbe mõnus puder, jah, mis meenutab isegi nagu halvaad, ütleme siis tegelikkuses, et tuleb hästi hea maitsega, et ma soovitan koduski inimestel proovida. Kui hea retsept, ma olen päris kindel, et lastele on seda ka väga ja lastele, lapsed söövad väga hea meelega seda putru ja teine sinna peale ma panen siis pudru kaunistuseks natuke jogurtit ja lõikan puuviljad, natukene kaneeli raputad, õige pisut mandlilaaste näiteks, seal on fantaasiat, mida iganes saab peale panna. No ongi, aga üldjuhul need hommikused, kui ma teen, ütleme ka kaasale, kes varem pudrusööja üldse ei olnud, ütlen ausalt, siis noh, potid-pannid süüakse tühjaks, nii et nii, aga paneme siis seda paneme kakao ära või? Jaa, paneme kakao ära ja paneme siis selle piimaga ära, sest see mass läheb piisavalt juba paksuks, et paneme natukene metsadeks, annab siia natukese võib-olla seda vedelikku juurde ja banaani tõenäoliselt ei hakkagi siia sisse panema, banaani paneme kohe sinna blendrisse. Paneme. See näeb nii hea välja juba, see on täitsa siuke šokolaadikreemi moodi. Jah, ongi. Aga nüüd on põhiline see, et peaasi, et me saaks need oad lihtsalt puruks siin. Praegu on selline šokolaadi pähklikreem, mulle väga meeldib. No võt, kui sa ütled ja ma näpuga enne mõtlesin ka. See teeb peeneks küll. Mul on niisugune pannkoogi tegija, ma teen niisugused valgurikkad pannkooki iga pühapäeva hommikul. See on küll niisugune rutiin, mida ma teen. Ja ma ütlen ausalt, tasub vaadata mu Instagrami kontot, et seal on nagu hästi palju niisuguseid, kuidas nüüd öelda, pannkoogi retsepte või? Pannkoogi, jah, mu nii-öelda kunstiteosed on väljas, et kui Ott-Tiivikas sisse panna Instagrami, siis on nagu saate, ma arvan, seal koduseks ideeks, et seal ei ole ühelgi, ütleme, kokal ka häbi vaadata, ütleme, mis seal on, et seal on päris ilusad materjalid. Nii kihte pannkoogi meister. Mulle meeldib nagu teha, et ma tõusin varem üles, ma iga pühapäev teen kaasale
enda elukaaslase teen siis pannkooke ja siis see on ikka selline protsess, et noh, ma teen seal mingisugune 1,5 tundi. Kuidas sa muidu sellesse valgesse suhkrusse suhtud, et kas sa täitsa väldid seda või juhtub Kuidas vahel? öelda, ega ma ei mäleta küll, ma pean tunnistama, kunas ma viimase suhkrukilo koju ostsin, et ütleme, et kui minusuguseid vendi rohkem oleks, no ma ei tea, suhkrubusinessiga tegeleda vist ei maksaks väga. aga mul puudub nagu vajadus, et ma nagu, kuidas öelda, ma joon teed, kohvi, kõike ma joon ilma. Noh, ma jah, ütlen, et kui nüüd tahta väga hästi süüa teha, siis söögi puhul nagu oleks hea lihtsalt näppu otsaga vahest panna suhkrust ja tõenäoliselt selline suhkrutoos meil kodus nagu olemas ka on. Aga sul on siis roosuhkur pigem või mingisugune parem variant? Vaata, naljakas, et arvatakse ka tihti, et nii kui ta on, ütleme, ka pruun suhkur, et noh, siis ta on oluliselt kasulikum. Noh, tõesti, seal natukene on rohkem mineraalainet sees kui valges suhkrus. Aga ütleme nii, et oma olemuselt ei ole see vahe nagu nii suur võib-olla, kui inimesed tihti nagu arvavad. Nii, et proovin nüüd. Läheks veel magusamaks või? No, banaani tõenäoliselt andis sinna juurde ka. Ja tegelikult nüüd on niisugune mõnus ühtne konsistents, et mingid tükke ega teri siin sees ei ole. Kas ta võiks isegi kreemina kasutada kuskil? Jah, põhimõtteliselt küll. 20-25 minutit 200 kraadi juures läheb see nüüd ahju. Ja siis vaatame, mis siit välja tuleb. Siis saame maitsta.